Kallis kogudus, me alustame tänast Jumala teenistust. Me õnnistegija Jeesuse Kristuse võimsal ja vägeval nimel. Ja me kuuleme alguseks Jumala sõna, laul 23. Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust. Halja laasale paneb ta mind lebama, hingamise veele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rõõvastesse oma nime pärast. Kui ma kõnniksin pimeduse orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja sau, need trööstivad mind. Sa katad mette laua mu vastaste silme all. Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis. Ainult headus ja eldus järgivad mind. Kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta kogu eluajaks. Amen. See on Jumala sõna. Palvetame. Kallis Taav, Isa, me tõstame sinu nime kõrgeks, et sina oled seesama eile, täna ja igavesti. Ja kui me sinu kaitse all oleme, kui sina oled meie karjane, siis me ei pea kartma, siis meil ei ole kartust. Jumal, me õnnistame igat ühte, kes täna seisab ka oma kodus arvuti taga, televiisori ekraani taga, pildiraadios. Jumal, me täname sind, et see on üks hea võimalus kuulutada evangeeliumi. Õnnista Kuressaare Nelikare kogudust, õnnista igat liiget, Jeesus, õnnista igat kuulajat täna. Sinu kalli nimel palume seda, me usaldame selle juhtimise sinu kätte, see on sinu teenistus, issand. Hoia meid ja kaitse meid, Jeesus. Ja las sinu õnnistavad käed olla ka selle peal, mis me nüüd oleme tegemas siin, sinu juhtimise all. Issanda Jeesuse Kristuse võimsal ja vägeval nimel. Aamen. Tere, kallid Saaremaa inimesed! Täna meie siis teeme Simoniga ülistust ja kutsume teid kaasa ka seal, kus te olete, kaasa ülistama ja loodame, et need laulud ka on teile teada-tuntud, sest täna ilmselt sõnu seina peal ei ole, nii et laulame oma südames ka kaasa. Hommiku eest, et me saame olla koos sellisel teistmoodi viisil. Ja Jumal, ma tänan, et sina oled see, kes sa oled meiega kõikjal, kus me oleme, Jumal. Ma tänan, et me saame olla sinu lähedal, ükskõik, kas me oleme oma kodus või tööl või koguduses. Ma tänan sind, et sa oled hea ja sina kannad meie eest hoolt. Ma tänan, et sina kannad meid läbi kõigest, mis on meie eludes ja ma tänan sind, et sinu rahu on ülim selles kõiges ja ma tänan sind, et sina teed head meie eludes ja me kiidame sind selle eest ja lauleme sinule, Jumal, ühte armastuse laulu, sest me armastame sind. See on mu armastuse laul, sulle pääsjas, sulle Jeesus. Ma annan sulle kogu au, sullis pääsja, kallis Jeesus. Ma tänan sind, et ma kuulun sul nüüd. See on parim koht mu jaos, sulle lähedal, sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal. See on mu armastuse laul, sulle pääsja, sulle Jeesus.
Jeesus, ma annan sulle kogu au. Kallis päästja, kallis Jeesus, ma annan sind, et ma kuulun sul nüüd. See on parim koht mu jaos, sulle lähedal, sulle lähedal. Sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal, sulle lähedal, sulle lähedal. Sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal. Sulle lähedal, sulle lähedal. Sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal. Amen. Nii, tere. Ma tahaks ka jagada üks väike sõnum, enne et siis Rihu jutlustab meile täna. Nii, ja see sõnum, mida ma tahaksin jagada, see on Luuka evangeeliumist 8. peatükil ja siis salm, see on siis salm 43 ja siis edasi sealt. Nii et Luuka 8 ja siis salm 43. See ütleb, ja üks naine, kes oli veritööves olnud 12 aastat ja arstide peale ära kuulutanud kogu oma vara ning keda ükski ei olnud suutnud terveks teha, see tuli Jeesuse selja taha ja puudutas ta 6 pallistust ja otsekohe lakkas ta verijooks. Ja Jeesus küsis, kes puudutas mind? Aga kui kõik eitasid, ütles Peetrus, õpetaja, rahva hulgad lausa tungivad su peale ja rõhuvad sind. Aga Jeesus ütles, keegi puudutas mind, sest ma tundsin väge enesest välja minevat. Kui naine nägi, et ta ei saa varjule jääda, tuli ta värisedes ja langes Jeesuse ette maha ja kuulutas kogu rahva ees, mis põhjustel ta oli Jeesust puudutanud ja kuidas ta otsekohe oli paranenud. Jeesus aga ütles naisele, tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga. Väga huvitav loo. See on natuke nagu ka sellel ajal, kus me nüüd elame, kus on viirus, kuidagi väga asjakohane lugu. Ja see on niimoodi siin, kui ka teistes kohtades, et Jeesus ta tervendab puudude kaudu ja temaga puududes see naine siin loost sai tervenetud. Ja see on väga huvitav tegelikult niimoodi, et Vanas Testamendis oli niimoodi päris tihti, et kui keegi oli haige või kui keegi oli surnud, siis oli hästi oluline mitte puududa teda. Ja kui inimesed siis puudusid
keegi, kes ei olnud puhas, siis nad pidi teha erinevad asjad, et saada puhaks. Aga Uues Testamendis Jeesusega on vastupidi, et läbi puududes, kui Jeesus puudub meid, siis me saame tervenetud. Ja nüüd Uue Testamendi ajal ja nüüd täna, sellel ajal, kus me elame, meil on sama vägi tegelikult antud ja me saame saada tervenetud läbi üksteistega puudutamine. Ja nüüd on niimoodi, et riik ütleb pigem mitte puududa üksteist ja see on väga hea muidugi mitte teha seda. Aga me saame ikka mingil viisil, mitte siis füüsiliselt, aga teistel viisidel saame puududa üksteist ja puududa inimesed sellel ajal, et nad võiksid saada tervenetud füüsiliselt võib-olla, aga ka vaimselt, emotsionaalselt. Ja see võiks olla näiteks ühe naeratuse kaudu, et sa võid täna puududa keegi. See võiks olla üks telefoni kõne kaudu, et sa võiks puududa keegi. Ja see võiks olla tegelikult kaudu ja mida iganes. Sa tead, mida sa saad teha sellel ajal nüüd. Ja ma arvan, et see võiks olla näiteks üks telefonikõne. Et nüüd, kui me elame nii isoleeritud, siis võtta seda aega ja seda võimalus nüüd helistada keegi, kellega sa ei ole rääkinud. Ja lihtsalt julgusta nemad. Ja see võiks ka olla ühe palvega. Nii et täna meil on seda vägi, et puududa inimesed meie ümber, isegi kui me elame isoleeritud. Ja ma soovin teile kõigile Jumala puudutust, et te saate puudetud Jeesuse poolt ja soovin ka teile kõigile, et puududa teised inimesed selle sama vaimuga, mida Jeesus puudutab meid. Nii et see oli minu väike julgustus teile, et olla siis puudetud ja puududa üksteist, aga ärge seda teha füüsiliselt muidu. Nii, nüüd Rihu, ta annab sõnum ja lihtsalt soovin teile kõigile Jumala õnnistust. Amen. Kallis kogudus, me oleme juba saanud puudutuse Jumala käest selle sõnumi läbi, mida meile just jagati, et see on väga eriline sõnum. Ja mõned teated siin siis, et meil on üks eriline aeg, Eesti valitsus on palunud siis praegu mitte kokku tulla, aga tänu Jumala, et meil on olemas selline tehnika, et me juba interneti vahendusel oleme ikka koos. Ja võib-olla isegi rohkem on neid, kes saavad seda sõnumit kuulama kui varem. Võib-olla keegi ei julgenud kirikusse tulla, võib-olla tal oli raske tulla kirikusse, aga seal arvuti ekraani taga, televiisori ekraani taga, meedia vahendusel kuulata, seda on väga julge teha. Nii et julgustame üksteist ka meie naabreid, võib-olla neid, kes veel midagi ei ole kuulnud Jumalast. Kutsume neid ka kuulama ja jagama neid meediavõimalusi, et saada osa sellest. Me salvestame täna teisipäeval 24. märtsil seda teenistust siin ja tänu Jumalale, Jumala jaoks pole ju olemas ei aega, isegi kilomeetrite taha. See salvestus toimub tegelikult Tallinna Toompea koguduses ja me ütleme kogu südamest ka Tallinna Toompea kogudusele suur aitäh selle eest,
ja helimeeskonnale, kes on tulnud välja, et meid täna teenida. Aitäh selle eest. Ja ka kõik need kogunemised praegu hetkel on piiratud. Nii on meie palvekoosolekud, piiblikoolitunnid ja ka osadusgrupid on praegu kogunemised on mitte soovituslikud. Nii oleme ka meie garnisoni osadusgrupiga kolinud internetti ja meil on olnud üks teisipäeva õhtul juba päris tore osadus ja meid on olnud päris palju. Ja samas me oleme plaanimas seda, et võib-olla teha mitmel õhtul seda osadust. Kui osadusgrupis on juba rohkem kui 10 inimest, siis see kuidagi tundub, et see nagu ei olegi enam see osadus, vaid me ei saagi kõik rääkida. Ja samas ka mul on südames ja tuli selline visioon ja mõte, et ka mina olen aastaid palvetanud telefoni teel, nii nagu täna me siin kuulsime Siimona käest, et see puudutus võib tulla ka telefoni teel, siis miks mitte ka interneti teel kokku saada ja ikka palvetada koos. Et me oleme siin, ma ei tea veel, kuidas see asi täpselt läheb, aga plaanime ka sellist palveketti luua ka siis meedia vahendusel. Ja meie annetused on ikka võimalikud, kutsun kõike annetama 10, toome Jumala riigile ja see toimub siis interneti teel ülekandega ja meie arveldusearve numbri leiate meie kodulehelt. Need on siis need teadete osa. Ja nüüd tuleme veel Jumala sõna juurde. Mul on mitmed kirjakohad täna siin, millest tahaks kiiresti üle libiseda ja mõelda neid mõtteid, mida erinevad piibli kirjutajad on kokku kirjutanud püha vaimu ajendil ja Jumala juhtimisel. Esimene kirjakoht tuleb Uuest testamendist, 1. Korintuse kirja 10. peatükist ja 13. salmist. Ja see on siis lugu sellest, kuidas Paulus kirjutab Korintuse kogudusele ja ta räägib kiusatustest ja kiusatused on need olukorrad. Täna me oleme väga keeruliste olukordade ees ja Jumala sõna ütleb siin selle salmi 13. salmi keskel ühe lause, koos kiusatusega valmistab ta ka väljapääsu. Nii hea ingliskeelse on exit, võhod, väljapääs. Meil on olukord, meil on üks probleem, aga nii hea on teada, et on olemas väljapääs. Ja Jumal on see, kes valmistab meile igast olukorrast väljapääsu, isegi kui me seda kohe ei näe. Isegi kui me ei oska seda kohe üles leida, kuidas sellest olukorrast välja pääseda. Jumala sõnum on täna Kuressaare 4 kogudusele ja Pildiraadio vaatajale üks, et väljapääs on olemas. Ja Issand valmistab väljapääsu sellest olukorrast. Järgmine kirjakoht tuleb prohvet Jesaja raamatust. Mulle väga meeldib prohvet Jesaja raamat. See on üks prohvetlik raamat. Ja paljud Jesaja prohveteeringud täna veel ei ole täitunud. Ja ometi need on kirjutatud nii kaua aega tagasi. Aga kui seda raamatut loed, siis õhkab sealt sellist prohvetlikku vaimu. Ja see prohvetlik vaim ei ole mitte lõhkuv ja lammutav, vaid see on ülesehitav vaim. Ja kuna mõni aeg tagasi me tähistasime ka kevade saabumist, siis on nii paslik lugeda seda kirja kohta 43. peatükis ja 19. salmis. Ja Jumala sõna ütleb prohvet Jesaja kaudu, vaata, mina teen uut, see juba tärkab, kas te ei märka, ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed. Kui me mõtleme tühja maad, see on üks kuiv, seal midagi ei kasva, aga kui seal on jõed, siis see hakkab haljendama, siis see hakkab kasvama. Vesi on ju püha vaimu sümbol ja üks viis, mida Jumal saab teha
kui ta läkitab oma tröösti ja püha vaimu. Ja kui see hakkab kastma meid, siis me hakkame haljendama, me hakkame kasvama vaimulikult. Me saame üle nendest olukordadest, üle sellest kriisist, üle igast olukorrast. Tänu Jumalale. Vaata, mina teen uut. See juba tärkab. Kevad on see aeg, kus loodus hakkab tärkama. Rohulibled tõusevad üles, juba me kaua aega tagasi oleme näinud isegi õitsvaid lilli, mis on sellel aastal juba õitsema löönud kusagil metsa ääres või koduse peenra peal. See juba tärkab. Kas sa ei märka seda? Kui tihti meie elu kiirus on olnud nii kiire ja me ei ole nagu sügavuti suutnud mõelda asjade üle ja me tormame ühest kohast teise, meil on mitmed ülesanded, mida me teeme, siis nüüd on üks aeg, kus me palju peame olema kodus ja võib-olla tundub nagu tegevusetuna, aga siis me saame järele mõelda ja märgata, mida Jumal meile tahab öelda. Siinkohal mina olen kogenud ühte prohvetlikku nägemust selle olukorra kohta, mis on maailmas tekkinud. Üks ajastu on lõppenud ja algab uus ajastu. See ajastu oli ettevalmistamise ajastu. See oli üks aeg, kus meid valmistati ette millegi jaoks, millegi suurema jaoks. Aga nüüd on käes see aeg, mille jaoks meid on ette valmistatud. Ja Jumal tahab meid hakata kasutama. Tahab kasutada, et meil oleks see meelevald vastu seista kõigele sellele pimeduse jõududele ja palvetada ja otsida Jumalat. Ka need viirused on nagu ühed teemonikud jõud. Ja kuidas saab teemonitest vabaks? Ainult paastu ja palve läbi. Ja see on võimalik. Üks väga julgustav kirjakoht Rooma kirja 8. peatükis ja 57. salmis. Paulus kirjutab roomlastele, kuid selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Kas pole imeline? Mitte olukorrad ei saa meid rõhuda. Kui me paneme oma lootuse Jumala peale, me saame täie võidu. Täis võita midagi rohkem, kui me oskame arvata. Jumal teeb midagi uut. Jumal teeb midagi vägevat. See on võimas, mida Jumal teeb. Jumal annab meile võidu. Ja see võit ei ole võib-olla alati inimlik. Me mõtleme, et võit oleks see, kui me saame palju raha või meil on midagi materiaalset uut asja. Ei, aga see on üks võit, see on üks sisemine võit, see on üks tõeline võit, see on üks võit, mis paneb meid tegelikult hüppama ja hüüdma halleluuja ja kiitus Jumalale. See on vääline võit, see on imeline, mida Jumal teeb. Ja nüüd ka, sellest oli ka juba juttu ja üks laul ütleb, et oma rahu ma annan teile. Ma ei anna teile nii, nagu maailm annab. Ja siin on see kirjakoht Johannese evangeeliumi 14. peatükis ja 27. salmis. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu haraks. Ja mina ka olen pidanud vastu võtma mitmeid sõnumeid, mis kuidagi nagu rõhuvad ja panevad ühe hirmu alla. Kui sõnum on negatiivne, eriti kriisi aegadel, kus meie olukorrad, meie elu on kuidagi pinge all ja kui tuleb üks negatiivne sõnum, siis sellel on ka väga suur mõju. Ja see mõju on see, et kõigepealt meie usk kaob, kui tuleb negatiivne sõnum. Kui siis ka meie võib-olla rahu, mis meil on, kaob ja selle asemel tuleb rahutus. Mis sünnib, mis juhtub, kuidas edasi läheb, kas me saame sellest olukorrast välja. Ja siis ka kõik muud kuni lõpuks selleni välja, et negatiivne sõnum paneb meid ka tegutsema mitte õiges suunas, tegutsema valede asjadega, minema abi otsima sealt, kus
me ei leia seda abi. Mulle meeldib see näide ja seda on paljud jutlustajad toonud. Täna kahjuks on jõusaalid kõik kinni pandud, aga paljud inimesed käisid jõusaalides ja nad tõstsid neid raskuseid. Ja teate, kui nad seda raskust tõstsid seal ühe või teisel viisil seal kangi peal või kuskil, siis mis nad tegid, kui nad juba väga kergelt tõstsid seda raskust? Nad panid raskust juurde, veel raskemaks ja veel rohkem tuli jõudu. Need raskused ei ole mitte selleks, et meid alla suruda, rõhuda, maha kiskuda, vaid selleks, et me saame tugevaks. Kui paljud mittekristlikud usundid räägivad sellest, kuidas pääseda raskuste eest, kuidas pääseda kannatuste seest, kuidas pääseda sealt, siis kristlik sõnum on keset neid raskusi, keset seda olukorda, keset seda võimatust tuleb võit. Tema annab meile võidu kõigi nende olukordade kiuste. Ja kui imeline on seda rääkida välja ja uskuda sellesse, et Jumal on vägev. Ja muidugi on see inimlikult raske taluda kõiki neid negatiivseid sõnumeid, aga nii hea on nendel aegadel, eriti kriisiolukordades, palvetada ja kui mitte midagi inimlikult võib-olla emakeeles ei oska palvetada, siis meil on üks vaimulik and ja see on keeltega rääkimise and, mis ehitab üles kogudust. Kallis kogudus ka, kallis pildiraadio vaataja. Kui sa üksinda oled ja kui sa oled püha vaimuga ristitud ja sul on need võõrad keeled, on üks imeline võimalus keeltest palvetada. See ehitab ülesse. Nii hea on teada, et Paulus ütleb ju nõnda keeltega rääkimise kohta, et tema räägib rohkem kui kõik teised. Ja ma usun, et see on põhjus, kuna Paulus rääkis nii palju, palvetas võõrastes keeltes, siis sellepärast on meie käes täna Uus Testament ja väga paljud raamatud Uuest Testamendist on kirjutatud Pauluse kaudu. Tänu Jumalale. Nii et keeltega rääkimise, keeltega palvetamine on väga oluline. Ja see on minu sõnum täna, et me ei heida meelt, me läheme edasi, me oleme julged, me tegutseme kindlalt, aga samas ka me oleme allaheitlikud, lojaalsed oma valitsejatele. Kui valitsejad on öelnud seda, et praegu neid kogunemisi ei toimu, see ei ole üks allaandmine. Keegi ütles, et nõukogude ajal kommunistid ei saanud kirikuid kinni panna, aga nüüd üks väike viirus ja me enam kokku ei saa. Siis ma usun, me saame rohkem kokku kui kunagi varem. Võib-olla just selle meedia vahendusel. Võib-olla just nende uute võimaluste vahendusel. Tänu Jumalale selle eest. Jumala sõna ütleb ju ka nõnda, et kõik tuleb heaks sellele, kes Jumalat armastab. Võib-olla sellel viisil kuidagi traditsiooniliselt käia koguduses on üks asi, aga see, kui me saame ühe nälja ja jänu ja igatsuse Jumala järele ja olla koos Jumalaga, kiita Jumalat, ülistada teda, austada tema nime, see on vägev. See on üks uus algus. Sisenemine sinna, see, mis meisse on investeeritud, see saab nüüd välja tulema sealt. Tänu Jumalale, et see tuli põleb meie sees ja me läheme edasi ka Kuressaare Nelikaare kogudusega ja ma usun, et me saame veel haarata väga paljusid kaasa sellesse Jumala vaimu liikumisse ja see liikumine ei ole kuidagi kustunud, vaid see liikumine ainult elavneb ja tugevneb läbi nende raskuste, sest nende raskuste sees me saame täie võidu. Need on need kirjakohad, mis ma Jumala käest sain südamesse teiega jagada ja nüüd me saame veel ülistada koos Jumalat Grete ja Siimonaga. Ennem Riho luges ka selle kirjakoha, et Jumala rahu on ülem kui see, mis maailm meile annab.
Ja lihtsalt väikseks tunnistuseks tahtsin öelda, et mõned nädalad tagasi, kui me piiblikoolis jagasime seda, et mida me vajame või millest meil puudus on, siis ma ütlesin, et ma tunnen lihtsalt, kui väga ma lihtsalt vajan Jumala rahu kõikides asjades, mis elus toimub ja see oli üldse enne kõike seda viiruse asja. Ja ma lihtsalt imetlen seda, kuidas Jumal on kogu selles olukorras, mis praegult toimub, mu sisse pannud lihtsalt mega suure rahu ja see on minu jaoks midagi uut, sellepärast, et ma kardan kõike enamasti ja see on väga kerge tunda nagu hirmu asjade üle. Ja ma olen nii tänulik selle eest, et mul on lihtsalt sügav rahu ja sina ka, võib-olla sina igatsed rahu, võib-olla sul on sügav rahu, see järgmine laul räägib Jumala rahust ja me võime olla lihtsalt tänulikud selle eest, et tema kannab meie eest hoolt ja täidab meid oma rahuga. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Ei ma ilmõi rahu anda, oma rahu jätan ma. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Ei ma ilmõi rahu anda, oma rahu jätan ma. Kui tormid su vastu tulevad, kui kõik, mis leskindel on langemas, kui pimedus kasvab ja hirm on suur, siis tea, et ma olen tõotanud. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Ei ma ilmõi rahu anda, oma rahu jätan ma. Kui nõrgana tunned ennast sa ja koorma teised ei mõista ja pilkavad, siis tea, et mu sõnad on püsivad. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Ei ma ilmõi rahu anda, oma rahu jätan ma. Kui hirm on sul homse päeva ees ja tundub liig raske sinu teel, kui uskad omas on kõigesse, siis toetu vaid minu sõnale. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Ei ma ilmõi rahu anda, oma rahu annan ma. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Ei ma ilmõi rahu anda, oma rahu jätan ma. Sellega hakkab meie jumalateenistus lõppema ja
kindlasti ka võite helistada meie koguduse pastorile ja pastoritele ja kui on eestpalve soove, siis andke teada, me palvetame ja me saame ikka kokku ka meedia vahendusel osadusgrupis siin teisipäeval ja vaatame, kuidas asjad edasi lähevad. Ja võtke vastu õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laske oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen. Jumal õnnistagu teid.